relvarahu Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Ööl vastu 7. ja 8. aprilli, kui Trumpi ultimaatum oli lõplikult aegumas, saavutati 2 nädala pikkune relvarahu. Ameerika Ühendriigid ja Iisrael ei korralda Iraani vastu ühtegi rünnakut ning Iraan peatab omalt poolt vastu rünnakud piirkonnas. Tundub, et relvarahu saavutati ka tänu Hiina julgustusele, samal ajal kui Pakistani võimud on juba nädalaid vahendanud sõja lõpetamist. Islamivabariik edastas Pakistani vahendajatele julged rahutingimused. Nende hulka kuuluvad Ameerika Ühendriikide lahkumine piirkonnast, sanktsioonide lõpetamine ja Hormuzi väina kontroll. Kuid koos Omaaniga võivad nad nõuda $2 miljoni suurust läbipääsumaksu selle ületamise eest. Enne konflikti ei kontrollinud Islamivabariik väina, kuid nüüd saab ta rünnakut ähvardusega tegelikult läbipääsu pantvangis hoida. Lisaks näib, et dokumendi farsikeelne versioon Iraani tingimustega sisaldab ka kodakondsust. Uraani rikastamine ja seega tuumaprogrammi arendamine. See punkt puudub aga ingliskeelsest versioonist. Kokkuvõttes on need kõik tingimused, mida Ameerika Ühendriigid vaevalt nõustuvad vastu võtma. Kuid vähemalt on alanud läbirääkimised, millest on nõrk lootus, et võib sündida kokkulepe. Tegelikult pole veel midagi lahendatud. Relvarahu ei pruugi kesta või võib see olla vaid paus, mille järel konflikt jätkub. Isegi kui energiaressursid hakkaksid taas väina ületama, jääb energiakriis alles. See oleks ikkagi tõsine. Paljud kaevandamisrajatised on suletud, mitmed infrastruktuurid on kahjustatud ja kindlustusmaksed on nüüd kõrgemad. Kriis ei ole seega möödas. Samal ajal on ka Iisrael nõustunud relvarahuga, kuid on selgelt öelnud, et jätkab operatsioone Liibanoni vastu. Aga mida teie arvate? Nagu tavaliselt leiate lisateavet kommentaaridest või kirjeldusest.